Tere taas, head saate kuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 37 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas Saksamaa vesiniku tootmiseks on juba miljardeid raisatud? Kas veeldatud gaas on ikka odav lõbu? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu ma alati soovitan. Ja näete, mul on taustapildiks ka ilus Saksamaa Bayeri pilt vist, aga võib-olla ta on Tiibet ja ka rohkem on ta Bayeri oma. Ja vaadake, siin on üks, ka kolmainsuse pilt on nüüd täpsustatud, esiisa ja esiema ja looduse ainuväli ja 3 R-i. Näete, see on siis eeter, etaloneeter. Nii et nendele najale peame nüüd toimetama, mõtlema selle peale, aga kuna saade on päris huvitav, nüüd tuleb, mis sai tehtud ja siit saame ka natukene ikka mõtlemisainet, siis läheme pikka mööda ja ütleme sedapidi ka piltide peale üle. Vaatame siis slaidide juurde ja küsimus oli, kas Saksamaa vesiniku tootmiseks on juba miljardid raisitud. Näete, pilt on ilusti, toru on katki läinud ja vesinik, kui pilt HAS2 on olemas, nüüd lähme edasi. Nii, järgmine roheline unistus on lõhkenud ja seekord on tegemist tõelise katastroofiga. Pärast akuelementide mulli ja rohelise terase farssi, mäletad, roheline teras oli ka siin Rootsis. Ja lõputud energisiirde fiaskot on nüüd ka suur vesiniku ime oma läbikukkumise paljastanud. Liidu kontroll kritiseerib miljardite eurode maksumaksja raha raiskamist kallitele vesinikuprojektidele. Näed, raha kui on, siis ketame. Oleks meil Eestiski oma rahamasin kroonide trükkimiseks, elaksime ka hästi vist. Aastaid on poliitikud püüdnud avalikkusele vesiniku tuleviku tehnoloogiana müüa. Teoreetiliselt on vesinik tõepoolest huvitav energiakandja, kuna selle põlemisel tekib ainult veeauru. Näete, sealt ei tule midagi. Nii nagu kui meie köhime, siis saame veel süsihappegaasi koos oma köha veeauruga. Kaasaegsid kaubanduslikud elektrolüüserid tarbivad umbes, näete, numbrid on siin olemas, 50-60 kilovatti elektrienergiat vesiniku kilogrammi kohta. Teoreetiliselt saaks seda vähendada 40-45-ni, kuulsite, teoreetiliselt, mitte praktiliselt. Lisaks on kokku surumiseks vaja umbes 1,2-2 kilovatt-tundi 1 kilogrammi ja veeldamiseks jälle tagasi, kui hakkame tegema jälle 10 kilovatt-tundi kilogrammi kohta. Vaadake edasi-tagasi sõitmine käib meil siin. Ja see nõuab kõik energiat. Kütuseelemendid, gaasiturbiinid muudavad vesiniku tagasi elektriks erineva efektiivsusega. Kütuseelementide ja elektrijaamade elektriline kasutegur on tavaliselt umbes 40-60%. Näete, milline on siis meil elementide kasutegur? Saame alla poole, mis me ära kulutame elektrist. Lendab õhku veeauruna või õhuna või kuidas teda saate mõelda. Ja selle tulemuseks on madal edasi-tagasi kasutegur. Kõigepealt teeme elekter on meil olemas, siis teeme ta vesinikuks,
siis teeme jälle elektriks, eks veeldame, mis reaalses süsteemides on sageli umbes 30–40%. mõtelge numbrile, tasub sellist ämbriga vett tuua ja see maha valada ja siis jälle hakata ämbriga jälle edasi-tagasi kõndima. Nii et edasi, lihtsamalt öeldes toodetakse umbes 50 kilovatt-tundi esialgsest elektrist, näete, teil on 50 kilovatti-tundi ja sellest saate need 18 kilovatt-tundi, saate elektrit sellest vesinikust. See on umbes 1/3. Ja vesinik pidi täitma tuule ja päikeseenergia jäetud tühimiku elektrivõrgus. Kuid see toimib ainult paberil. Näete, paber kannatab kõike, karikatuure, sarse, pilapilte, fotosid. Aga näete, mis ütleb, füüsika ei tee koostööd. Tema järgi peab tegema, aga mitte teda kuidagi allutama. Mõtelge, kui teil on tubad külm ja muudkui kärbse piitsaga peksate seina, et tuba mine soemaks, kas suudate või on vaja ahju alla või midagi, elektrikamin või mingisugune panna, et toas temperatuur tõuseb, siis ei mõelge. Iga muundamine maksab energiat, iga salvestusrajatis neelab kasumit. Need lihtsad sõnad, seega rahastab iga Saksamaa ligi 50 miljonit töötajat. Vaadake, seal on rahvastik, kes käivad tööl, on 56 miljonit. Ja seda energiapoliitika sarjaadi umbes 150 euroga aastas. Näete, korrutage 56 miljonit selle 150-ga, saate ühe numbri. Ja see on vaid jäämäe tipp. Mäletate, läks põhja üks suur laev jäämäe pihta, kes põrkas. Kui arvestada kõiki energia ülemineku programme, nende rohelisi toetusi, igasugused soodustariifid, kliimafondid, süsihappegaasi kompensatsioon, tööstusabi, saame iga töötaja kohta aastas kergesti 1000 eurot koormust. No korrutame 1000 nüüd selle 56 miljoniga, mis te siin saate, millise numbri? Annab võib-olla 56 miljardit või kuidas? See on raha, mida töötav elanikkond saaks pidevalt tõusvate elukalliduste tõttu kindlasti ise kasutada. Ja föderaalvalitsus, mis korduvalt rõhutab, et ta pole oma kodanike jaoks enam raha, ega meilgi ei jätku ei peredele, vaestele ja haridusele, peame haridusega otsima neid elektriku taustaga inimesi, kes kunagi sai tausta, käis koolis ja aga need uued, nendel taust puudub, neid ei saa tööle võtta, sest ta on ohuallikas, kogu aeg ta saab surma. Nii et milline tööandja tahab, aga kuhu nad sobivad, need, kes koolis ei ole käinud, need sobivad ju sinna Riigikogusse, seal ei ole surma saamise võimalust olemas, nii väga nuppu oskavad vajutada rohelist ja punast, sellest piisab ju, kui ütled ära ja nii ta läheb. Ja raisatud tohutud summasid rohelistele ideoloogilistele projektidele, mis lõppkokkuvõttes on määratud läbi kukkumisele. Ja näete, vaata meie aruandeid vesiniku kohta, vot selle leiate just sealt Report 24, kui teete lahti ja te vajutate selle samase peale, siis te näete neid aruandeid ka. Nii, ja teine küsimus oli siis, kas veeldatud gaas on ikka odav lõbu? Küsime edasi, näete, mis siin on pilt ka ilus, kuidas seda veeldatud gaasi märki tehakse, need USA hüdraulilise frakkimise gaas on kulutatud, näete, $72 miljardit järgmise sõltuvuse jaoks. Nüüd tuleb siin see veeldatud gaasi tanker. Meil ehitati ka, mäletate, Paldiskisse see käpp, Alexela tegi selle tankimise koha valmis, aga millegipärast ei ole kuulda olnud seal, et mõni laev ka käiks seal koha peal, võtaks sealt vastu kuhugile pumpaks. Nii et tehti nagu naljaviluks selline
toru või kuidas, mina ei oska öelda, mina kui midagi teen, siis ma ikka vaatan, et kasu oleks sellest ja teine kasu ka, millest aru ei saa, teie, kui olete targemad, siis seletage mulle see Rail Baltica asi ära. Keda see vedama hakkab, kui kiiresti see veab ja ma ei saa aru, seda ehitatakse ära. Nõukaajal oli PAM, aga ma kuulsin, PAM nüüd saadi hiinlastega koostöös käima, liikuma, sest nemad on ka huvitatud sealtkaudu kauba vedamisest, nii et kui on tahtmist ja tarnija on olemas, aga meil veeldatud gaasi nii väga on vaja, ma ei taha nagu mõelda, meil on põlevkivi ja kõik on olemas ja tööstust ei ole, nii et see on minu mõtted. Nii, lähme siis pildi pealt edasi. Nii, ja tõestusmaterjali siin, et eurooplased sõlmivad USA veeldatud maagaasi tootjatega uusi piiravaid lepinguid ja on isegi valmis maksma kõrgemaid veeldamistasusid. Kõik see selleks, et vabaneda odavast Vene maagaasist. Ma ei saa sellest jälle süsteemist aru, vaadake, maakera on meil ümmargune ja ära. On see Venemaa maagaas, aga võib-olla see on maakera maagaas. Ma ei tea ju. Sealt ärme võtta odavamalt, laseme selle teisele poole minna, ise kusagilt hästi kaugelt käime ja toome ära. Mõelge enda pealt sellist varianti, kas te teete. Teil läks kõht tühjaks, te teate, et kauplus on paarisaja meetri kaugusel teil, aga teie olete nii särtsu täis, et lähete näiteks Haapsalus bussi peale, sõidate Tallinnasse, mitte kohe Igamesse poodi, vaid sõidate veel Lasnamäele, sealt ostate endale toidukraami kaasa ja sõidate Haapsalu tagasi ja marsite siis koju ja te olete nii rõõmus meel, et te transpordiga saite sõita, ma ei vaidle, sellepärast bussisõit on ka ilus, vaatate aknast välja, aga kas te sellist pikka teekonda on mõtet ette võtta, kui pood on 100 meetri kaugusel, kõige kaugemal siin Haapsalus ükskõik milline Sama, Rimi või Selver või ükskõik, nii et mõelge. Aga vot see praegu see veegaasi ostmine sedasi toimub, maakera on maakera ja ostad sealt ikka, kus on odavam ja kus on ligema. Aga ma ei tea, võib-olla harjutatakse niimoodi ära, et nii et Haapsalu kauplused pannakse kõik kinni ja peamegi Tallinnas käima. Ma ei oska öelda, seletage palun mulle selle, ma olen tehnokraat, ma nii lollisti oskan mõelda, et võib-olla ülejäänud ei oskagi nii lollisti mõelda. Ja näete, siin katsub ka tõestada siin mingi tehnokraat, siin Report 24 Newsi peast, samal ajal kui Brüssel, Berliin ja teised Euroopa linnad väsimatult iseseisvusest jahuvad, me siin jahume ka võib-olla või. Liigub tegelikkus hoopis teises suunas. Euroopa tahab väidetavalt Vene gaasist vabaneda. Oli vist 27. aasta täielikult või kuidas. Aga viskab end hoopis USA rüppe, kelle hüdrofrakkimistööstus kogeb praegu oma ajaloo suurimat buumi. Vaadake, kui hea on. Kui me kõik Haapsalust ja ütleme Narvast ka sõidaksime sinna kuhugile Narva poodi, vot see Narva pood oleks ajalehes koheselt esirinnas, et ta ei jõua teenindada, ta peab tööle võtma inimesi, müüjad seal juurde ja kaubamasinad sõidaksid järjekorras, külmutusmasinad, nad ei saaks üldse äragi sõita. Tulevad sinna ja ei ole vaja vedada laiali kaupa nüüd Tallinnast Haapsalu. Mõtelge, kui palju oleks kokkuhoidu. Ainult koha peal masinad sõidaksid, aga bussid ja autod ja kõik sõidaksid sinna. Tundub natukene huvitav. Minule tundub see küll natukene irratsionaalne, aga nii ta on. Ja 6 hiiglaslikku veeldatud maagaasi projekti näete, on neil olemas. $72 miljardit on investeeritud selle peale. Ja roheline müük on, näete, 29,5 miljonit tonni saavad seda LNG-d veeldatud maagaasi aastas müüa.
ja ameeriklased riisuvad selle kokku, samal ajal kui eurooplased kuulekalt maksavad, kinnitades endale, et nad tegutsevad strateegiliselt. Vaata, kui hea sõna strateegia, taktika on olemas. Sellepärast, kui natuke Sun Tzu'd me võtta või võtta sõjaolukord, siis on olemas kaks sõna, on ju strateegia ja taktika. Strateegia tähendab laia pilti, kuidas seda sõda või seda suurt võitu saavutada, aga milliste taktikaga, need on ju nagu malekäigud, väikeste rühmadega liigub sealtpoolt ja teist, oleks ütelnud taktikaliselt tegutsevad, aga nad võtavad ette kohe suure pildi, et mauli kõhuli ja sõda on võidetud, võib-olla, või kuidas, mis te arvate? Siin võiks taktika olla, aga näed, siin mees teab. Nii, samal ajal kui Trumpi energiapoliitika Ameerika ennekõike suurendab massilist kodumaist tootmist, võtame mütsi maha. Trump on ikka õige sakslane, ta on saksa päritolu, aga ma ei saa aru, päris sakslasi, kas seal on veel jäänud Saksamaale, ei oska öelda. Orjastavad Euroopa vasallid end vabatahtlikult USA hüdrofrakkimise impeeriumile. Siberist pärit odavat torujuhtme energia asemel on nüüd Ameerika Ühendriikides pärit ülikalli veeldatud maasgaasi. Kuid Brüssel rõõmustab, nad hüppavad õhku rõõmuga. Nad näevad end lõpuks ometi Venemaast sõltumatutena. Tegelikkuses aga muutub Euroopa ainult sõltuvamaks täpselt Ameerika tootjatest, kes on pikka aega saanud hindu dikteerida. 15% lisatasu veeldamistasudele, vaadake, tuleb ka 15% tuleb juurde, et veeldada kohe. Pole probleemi, hõikavad eurooplased. Eurooplased maksavad, nemad maksavad alati. Kui Washington nõuab, olgu see siis relvade, sanktsioonide või energia järele. Näete, siin on asi toimetab, seal maletaja töötab ja etturid möllavad rahulikult. Võimud on juba ammu teadnud, et turg liigub lähiaastatel ületootmise suunas. Juba 2025-2026 aastal on oodata täiendavalt 5 miljardi kuupjalga gaasi eksporti aastas. No, see tuleb Ameerikast. Ja vaadake, mis Katar teeb. Samal ajal, kui Katar lõpetab oma megaprojektid 27. aastaks. Ta näeb, et ületootmine tuleb, et hullud maksavad seal ja Kataril on raha küll printsidel oma, et ta ei hakka rabelema, las Ameerika tõuseb jalule. Need siin on öeldud, Ameerika enne kõige, kui ees on, et õige ärimees on ees. Tulemuseks on ülemaailmne gaasi ülejääk, mis peaks hindu langetama, välja arvatud Euroopas, kus pikaajalised piiravad lepingud maksimaalsete hindadega säilitavad hinnastabiilsuse illusiooni. Vaadake, illusiooni on ju nägemus, nii nagu poliitikud räägivad, minu nägemus sellisele olukorrale on selline, minu nägemus on sinna, see on illusioon, välja mõeldis. Ta ei näe tegelikult midagi, ta on sundmõtlemise või sundlolluse tagajärjel. Nii, ja tulemegi suurele ekraanile, need kaks küsimust sai ilusti läbi. Millise nägemuse sulle pakkus või illusiooni need läbimõeldud ja otse faktidele ja numbritele toetutavad faktid? Jah, aitäh, Andres. Selles suhtes, et minu mõtted läksid ikkagi maagaasi pealt. Miks üldse tegeletakse selle maagaasiga? Meil on ju olemas, tegelikult on taastuv energia osas on hakkepuit ja Soome, Rootsi ja Taani kasutavad hakkepuitu nii-öelda siis sooja ja ka elektri tootmiseks. Ja mis kõige pullim, miks Eesti ei tee omale selliseid mis kasutaks ära selle hakkepuidu? Praegu
massides viiakse hakkepuitu Eestist välja, mida Eesti saaks ise oma energia tootmiseks kasutada. Et Eesti ekspordib Taani 60%, Soome 26% ja Rootsi 13%. Et noh, minu jaoks on see täielik müstika. Miks seda ei tehta? See on oma ressursi lihtsalt raiskamine. Ja meil see on lollus. No ongi. Lollus puhtalt. Rootsi teeb ka plastmassi ja prügist teeb endale elektrit, pressib kokku vastavalt materjalid ja sealt tuleb ka elekter, gaas ja kõik välja. No just täpselt. Noh, selles suhtes, et see energiakriis oleks nagu kunstlikult tekitanud. Meil on kõik vahendid olemas, et energiat toota, aga me ei tee seda. Me lihtsalt ei tee. Aga lähme küsimusega edasi. Kas 250 miljonit eurot on kallis või odav 2-tunnise elektrivarustuse eest? Palun, Andres. Nii, küsimus, see on ka meil ju iga kord, kui kuuled neid energiavarustuskindluse konverentsi, suured eksperdid räägivad seal. Varem ei olnud sellist nimetust ka energeetikutel eksperdid. Ja muideks ma ei ole kuulnud ka arstide juures ekspert, aga meil on ülejäänud kõik poliitilised, sõjaeksperdid ja kõik, et need teavad, need näevad teise väejuhi pähe näiteks, nii Sun Tzu pähe ja nii edasi. Ja vaadake, see küsimus ongi need 2-tunnised igasugused inverterjaamad. Lähme siis slaidide juurde, muidu rahvas arvab, et see kõik, mis siin teeme, on ainult meie välja mõeldis, aga võib-olla ei ole. Nii, ja siin on siis pilt olemas, näete, ilusti 20 miljonit 2 tunni elektrienergia eest. Föderaalstet projekt näitab energia siirde piire. Näete, nad kõik tunnistavad üle 2, sa võid panna neid akupankasid hästi palju juurde, aga näete, aku üle 2 tunni ei pea vastu. On ta siin pisikene või on ta laeva suurune, tal on mahtuvus on ikka ühesugune. Ta võib natukene aega anda pikemalt seal, aga ta vajub kokku lihtsalt. Ja näete, mis siis on. Mees seisab ees ja näete, siin on need inverterid või akupangad või need kõik koos. Nüüd Förstedi ehitatav megaenergia salvestusrajatis on suurepärane näide sellest, miks sellised hiiglaslikud akud ei ole lahendus energiapöörde probleemidele. Need ei muuda elektrit odavamaks ega suuda ületada vähese tuule ja päikeseenergia tootmise perioode. Salzlandi maakonnas Strasbourgi lähedal Förstedis ehitatakse uut suuremahulist elektrienergia salvestusjaama. Näete, see pilt oli sealt pärit või teisest kohast, mina ei ole kohal käinud. Aga suur on ta küll, näete, vaadake, selle võimsus on 700 megavatt-tundi. Sest meil on vaja päevas jämedalt 1500 megavatti on kogu aeg selline stabiilne koormus, vähem ja rohkem, siis näete, pool selle suurusest on nagu siin maha pandud. See esindab 250 miljoni euro suurust investeeringut, väidetavalt erainvesteering ilma toetusteta. No vot, see on väide, aga kui tuleb ka eeldusväide ja põhjendus, tõestus, siis võib-olla kukub mingi muu asi välja. Siin üks mees ütleb, et eeldab. Ja suudab varustada 500 000 leibkonda 2 tunni jooksu, vähese tuule ja päikeseenergia tootmise perioodil. 2 tunni stabiilse elektrienergia varustuse eest makstakse väikese elektrijaama hinda, kuid ilma võimaluseta energiat tarnijad siis, kui seda vaja on. Näete, kui päikest ei ole, pime on, tuult ka ei ole, siis 2 tundi ja aitab teil küll.
nii, ja näete, nii mitte palju, vaid 500 000 leibkonda, et pool miljonit perekonda. Edasi ütleb poliitiline loogika, näete, on olemas poliitiline loogika, meil on tehnokraatlik loogika siin. Vaadake, hea sõna on, ma sellest poliitilisest loogikast aru ei saa, sellepärast tehnokraatlik loogika toetub põhiliselt loodusseadustele ja matemaatikale. Ja tuletan meelde sellise mehe nagu Isaac Newtoni sõna, et matemaatika on asi, kus faktid ja ilu on koos. Nii et see on nüüd matemaatika selle Newtoni öeldes. Aga nüüd poliitiline loogika, millele see toetub, kas toetub mingi maffia mõtetele või põrandaalusele või revolutsioonilisele loogikale või ma ei oska öelda, või varga loogikale, ma ei tea, vargal on ka ja kõigil on oma loogika, ma ei vaidle, sellepärast maakera on väga selline keerukas konstruktsioon tehtud ja soovitan ka vaadata universumi ainuvälja, kuidas seal ergastamine, deergastamine käib siin. Nii et näete, mis ütleb siis poliitiline loogika on järgmine, kui võrk muutub ebastabiilseks, ehitame lihtsalt salvestusrajatisi. Nii et ühesõnaga, kui meil on külm, siis me ei küta seda, vaid ehitame neid külmhoonesi juurde või kuidas see on. Ja kui neist ei piisa, ehitame veel suuremaid külmhooneid, et ikka oleks korralikult külm või. Asjaolu, et elekter maksab seejärel lisaks ostuhinnale üle 20 sendi kilovatt-tunni kohta. Mäletate, siin mõned aastad tagasi oli meil 5 senti ja probleemi ei olnud. Ja 50 hertsi oli ka nagu stabiilne värk, aga nüüd kuidagi moodi ei õnnestu. Ainult arvetele lisandub iseenesest paar rida juurde, sagedus hoidmine ja siis saartalitused ise suudame olla ka järgi, aga ma olen seda meelt, et see raha ei olnud nagu esmaalus üldse maakeral ja kui looduses on, ma ei tea, linnud, loomad, need rahaga vist ei suhtle omavahel või olete näinud, võib-olla papagoi oskab rääkida ka midagi, jah, selle kohta, nii et pole oluline. Förderstedi salvestusrajatis teeb täpselt seda, mida selliselt projektilt oodata võiks. See salvestab elektrit ajutiselt, kallilt ja ebaefektiivselt. Palun, kui meil on teistmoodi, siis oleme õnnelikud ju, aga see on poliitiline loogika. Jätaks meelde, mulle hakkas see sõna meeldima kohe siin. Ei ole tehniline loogika, ei ole looduse järgi tehtud loogika, sest võtke, loodus ongi ju loogika tegelikult. Ja ma olen isegi mõelnud, näete, on selline väljend, et lootus sureb viimasena, olete kindlasti kuulnud. Aga võib-olla hoopis on teistpidi, loodus sureb viimasena. Mis te selle kohta ütlete? On siin loogikat või ei ole? Sest loodusel ei ole meiesugustega üldse asja. Oleme siin või ei ole, läheme, mängime siin poliitilist loogikat või nii edasi. Mis te arvate ise? Saatke kirju, saatke kommentaare, siis meil teame, kas meil tasub saateid teha edasi või on juba poliitiline loogika selline, et ei ole vaja teha, nii et mõtislege. See aitab, kui tuul puhub liiga kõvasti ja kui päike paistab liiga järedalt. Siis saame laetud küll. Seejärel salvestatakse liigne energia ajutiselt ja see lühikese aja pärast tagasi võrku lasta. Ajutine plaaster süsteemile, mis on pikka aega kannatanud struktuuriliste organite rikete all. Näete, ajutise plaastriga proovime haava sulgeda, mis vajab õmblust tegelikult. Me ei saa, ta hakkab mädanema, lööb lahti ja näete, siin ütleb, et struktuursed organid on rikkis.
Võiks arvata, et Saksamaa on lõpuks aru saanud, et baaskoormuseta elektrisüsteem ei ole jätkusuutlik. Selle asemel aga tugineb see jätkuvalt salvestusele, tuuleturbiinidele ja päikeseparkidele, kolmikillusiooni, mis püüavad stabiilsust asendada lünklike lahendustega. Kui tuul päevade kaupa ei puhu, on isegi suurim salvestussüsteem kasutu. 2-tunnilise tühimiku ületamine 2 nädala tuulevaikuses, selle teostamiseks tuleks ehitada tohutu hulk selliseid salvestusrajatisi. Näete, akusid peab jõle palju olema. Ja ma võin seda lihtsalt teile ka pakkuda variandi välja, vaadake, kui sööte ikka korralikult kõhu täis hommikul näiteks, kas 3 päeva peate vastu või peate vahepeal uuesti sööma või piisab, salvestasite nii, et ägisesite liigsöömisega. Ja arvestage, jõulude ja jaanipäeval tehakse ka head peatäied, härra, kas panete ka jotti, sellest aitab rõõmsast tujust ja ülesöömisest korrast. Või peab ikka pidevalt sööma, et juhusöömisest, ligisöömisest ehk ei aita. Nii, ja miks, millised fakti on siis veel rikutud? Need siin on ignoreeritud faktid. Kuigi salvestamine aitab lühiajaliselt võrgu kõikumisi leevendada ja tuuleturbiinide või päikeseparkide seiskamist ära hoida, ei lahenda see kuigivõrd vahelduva mitte baaskoosmõnest tingitud võrgu struktuurilist ebastabiilsust. Elekter ei muutu ka odavamaks. Eriti kuna isegi siis, kui turuhind ajutise ületootmise ajal järsult langeb, maksavad kodanikud ja ettevõtted vahe ikkagi minimaalsete soodustariifide ja garanteeritud ostulepingute kaudu. Nüüd lepingul kirjutame numbri sisse ja maksad, kas on voolu või ei ole, seda ise võite ju tunda ka saada. Näiteks kui te ei tarbi kusagil, on teil suvila või mingisugune hoone on olemas, siis te voolu ei tarvita, aga seal on ju liitumis- ja võrgutasud ja liinitasud ja kõik teil on olemas, ilma te ei jää. Ja on ka veel selline lugu, et kui te vastavat normi ei kuluta, siis maksate topelt ja nii edasi, nii et maksuvärki, see on see poliitiline loogika, töötab hästi. See on nii asi, et hinna tõstmine, vot see ongi see poliitiline loogika, kus ei ole vaja arvutustehteid teha. Matemaatikat ei ole vaja kasutada. Seega, kui aku salvestussüsteem nagu First Steadist ostab elektrit kõrge tarbimiskoormuse perioodidel, ei ole tegemist ostuga klassikalisest turumajanduse mõttes. Näete, klassikalist turumajandust meil ei ole. Euroopa on juba, ennem oli siin, hakkas seal punane kommunismitont kõndima ringi hulkuma, jõudis Venemaale ja hävitas tsaarid ära ja nüüd marsib rohekommunism seal kohale, sest turumajandust ei ole. Kui mul raha ei ole, panen kliendile hinna peale, kuigi ta saab samal tüki leiba samas koguses, aga 10-kordselt kallimalt. Ja see ei osta nullkuluga. Pigem on võrku suunatud elektri eest juba kõrge hinnaga kompenseerib. Seega saavad salvestusoperaatorid potentsiaalselt kasu elektrist, mille tootmise eest tarbijad juba on tasunud. Näete, nad ikka salvestad või salvestab igal juhul. Raha tuleb kallinal iseenesest su arve peale, nii nagu ütleme, mõelge ise. Ja kui nad selle hiljem võrku tagasi suunavad, teevad nad seda hinnaga, mis peab katma kaod, investeerimiskulud, mis tähendab, et see on veelgi kallim. Ja näete, mis siin kokku nüüd tuli, sellegas on odav elektrienergiast tagajärg. Majanduslikust vaatenurgast loob see nõiaringi. Vaata, nõiaringi üks võib ka nimetada maa pöörlemist ka niimoodi, et talv, kevad, suvi, sügis, jälle talv. Näete, see nõiaring töötab.
et talv tuleb ikka ootamatult, aga nii ta on. Süsteem sunnib ostma ebaefektiivselt toodetud energiat, subsideerib selle salvestamist ja jaotab lisakulud tarbijate vahel. See ei ole enam energiaturg, vaid rohepesuks. Ma ütleks, sinna varsti tuleb selline uus sõna ka juurde. Rohepeks võib-olla tuleb, kui hakatakse neid taga otsima, neid rohepöörajaid. Maskeeritud ümberjaotusmasin. Nii, ja tuleme siis suurele ekraanile ja näete, 2 tundi on väga hea, aga ööpäevas on ju 24 tundi. Nii et kui sööme ikka hommikul kõhu täis, siis päikest ja tuult ei ole. Ja siis võib-olla tuleb talvel mingisugusel nädala pärast. Saame jälle võib-olla natukene, aga akkudel on ka selline loll komme, et kui teda kaua ei lae, siis ta kulub ja ta kasutegur ja ta vananeb ise. Ta tahab olla ikka täis kõhuga, nii nagu meie tahame olla, ka ilusti söönud, preske näoga ja lõbusas tujus. Nii et mis sa arvad sellest asjast? Aitäh sulle, Andres. No mina näen seda, et sellised lahendused ei olegi mõeldud säästma, vaid võimalikult palju tarbima ja kulutama. Et rikas või kitsas ringkond nii-öelda rikastuks ja nii pumbataksegi ühiskonnast raha välja. Ja nad teavad väga hästi, et see rohepööre ei ole igavene. Ja selleks ongi siis niisugust täiesti mõttetult palju energiat tarbivad siis atribuudid ja lahendused on nagu välja mõeldud, et saaks suuri arveid esitada. Ja kui ükskord see rohepööre läbi saab, siis sul on õigus, tulebki rohepeks. Sellepärast, et inimestelt ongi raha sisuliselt ära röövitud. Aga siinkohal kõike head ja nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.